Mina olen Reigo Kaljula ja Lääne-Harju teemeister. Tulin 2018 Eesti teedes. Esimesed paar kuud olin meistrina ja siis tulin ametijõrgendusena teemeistriks. Kui algul on tee lumine ja pärast on ta lumi lükatud ja sool pandud ja liiklejatel on hea liigelda, et sa näed oma nagu töö tulemit, et ma arvan, see on nagu võib-olla, mis nagu teemeistrid hoiab selle ameti juures või tükka. Et sa oled ikkagi esimene hommikul, kes läheb välja, et kui meid ei oleks, ei sõidaks päästa ega kuskil, eks, et kui oleks ikkagi teed hooldamata. Ega meil ongi kõige suurem väljakutse, ma arvan, ilm, eks. Aga kuidagi oleme hea meeskonnaga ikkagi suutnud selle ilmaga ka võidelda, et ikkagi oleme suutnud nagu hoiame teid ikkagi puhtana, korras, hooldatud. Kuna see mul meeskond on juba kõik algusest peale siin ühed samad olnud ja kõik on nagu kuidagi paika loksunud, et siis tegelikult ega siin nagu näpuga näitama ja niimoodi juhendama igapäevaselt ei pea minema. Pigem siuke, ma olen see meelde tuletaja, et meeskonnale, et mis keegi võiks teha. Ega minu ülesanne ongi see meeskonda üldse koos hoida ja seda motiveerida ja survet äkki siit nagu maha võtta, et vähem stressi oleks, et teha seda asja nagu ladnamalt ja mõnusamalt, et ei pea nagu üle mõtlema iga asjaga. Et vastutusalad on hästi suured, et ikkagi sa vastutad ju kõik, nii oma meeskonna ees ja tegelikult me vastutame ka liiklejad, et liiklejad saaks seal liigelda, eks. See autojuhil on ju tegelikult vastutus. Ikka liikleja jaoks on see teehooldaja on teehooldaja. Aga meil on näiteks üks meeskonnaliige, tal on 28 talv juba järjest. Et see on ikkagi elukutse, eks, ei ole nagu võib-olla töö. Elukutsumus, jah, et ikkagi, kes on selle eriala nagu valinud, nad on üldjuhul nagu jäänud, et väga vähe on niisugust liikuvust. Ma ise olen valves all töövalvetes siin esimesed aastad samamoodi, et kell 3:30 helista, siis kuuled taga telekas käib, ma olin üleval juba. Või ma ootasin, millal sa lihtsalt. Kus on Verstol, seal on, mina ütlen, et seal on hästi tehtud töö ka, et selles suhtes. Et kui ma näiteks teedeehitus tuleks, siis pigem Verstol on esimene valik. Paar aastat tagasi ise ka ei vaadanud enda autole, et palju, kas iga pool suretasid välja, kui sa tegelikult seisid ja aga täna on see näiteks täiesti nagu esimene liigutus. Ma näen oma meeskonnas samamoodi, et inimesed palju rohkem jälgivad seda, et isegi siin õue peal, kui mehed käivad ja keegi tuleb autost välja, auto käib, siis teine mees noomib, et kuule, mis sul see sind tossab, et sama materjali kuludega, et iga see soola nagu gramm, kuhu me õigesti või valesti paneme, et see on ka suht nagu oluline, et saada nagu seda võib-olla keskkonda puhtamaks siis, et tõidame lihtsalt hästi palju. Neil masinaid võib-olla mõni vähem kui siin mõnes teises piirkonnas, aga lihtsalt need masinad on kogu aeg töös ja ütleme soola puhul me olen number 1 ja et kõige suuremad raiskajad, et see lihtsalt tuleb ju seisundtasemetest ja nõuetest, mis meil lepingus on, et soola kulub palju targalt kasutada ja targalt seda maha panna ja minu roll olekski sinna selle visiooni ja jätkusuutlikumate teede võib-olla see, et läbi korrashoiu, et tehagi seda hoolet nagu targemalt, võib-olla rohkem siin kuidagi robotiseerida seda, et see olekski rohelisem ja jätkusuutlikum, ega mina isiklikult pooldaks väga palju vähem soola panna, siin on näiteks Skandinaavias, kus Soomes ja Rootsis palju vähem kindlasti soolatatakse ja ongi talvisemad teed, et lumised teed. Et kui ise sõidad, siis mõne lumise tee peal on veel varem sõita kui selle musta jää peal, mis sinna võib tegelikult tekkida palju lihtsamini. Et ma arvan, me näeme lähima 10 aasta jooksul, ma arvan, hooldes ka ikkagi mingeid muudatusi ja et see läheb jätkusuutlikumaks ja teha oma tööd hästi ja võib-olla ka keskkonnasõbralikumalt seda tulevikus, kui me seda oleme teinud. Mitte ma ei ütle, et me täna seda ei tee, aga ma näen kindlasti, et siin saab suurema ambitsiooniga võib-olla ka jätkusuutlikumalt neid asju teha, aga see kõik võtab aega.